inventuuride tegijad. Täna ma just sõitsin Soodla harjutusväljakut läbi ja rääkisin ühe kohaliku inimesega, kes ütles, et tema väjas seal Männiku all on kõige suurem metsiste koondumisala, kus isa metsiseid on teed täis. Mis te nende metsistega teete? Püüdate puuri viite koju? Ei, koju neid keegi ei ole. Ja minu ettepanek on ka, et kuulame ära. Kuna planeeringuala kattub osaliselt siis Natura alaga, Põhja-Kõrvemaa loodus- ja linnualaga ja Valgejõe loodusala ei jää ka väga kaugele, siis on mõjude hindamise programmi koostamise käigus meil läbi viidud juba Natura eelhindamine, nii nagu seadus seda nõuab. Eelhindamise tulemus oli, et mõjud Natura kaitse eesmärkideks olevatele liikidele ja elupaikadele ei ole välistatud ja selle tõttu on meil kohustus siis järgmises etapis täiemahuline Natura hindamine läbi viia. Aga seda me uurimegi. Lisaks on ju alal mitmed kaitsealad, Valgejõe hoiuala ja Kõrvemaa looduskaitseala, seal on teada väga paljude kaitsealuste nii looma kui linnuliikide esinemine. Planeeringuala kattub rohevõrgustiku tuumalaga, see on sama tuumala, kus Kaitseväe keskpolügoon, seal on lisaks väärtuslikke maastikke. Me oleme mõjude hindamise käigus juba nüüdseks selgitanud, et enamus metsakooslusi on veerežiimi muutustele tundlikud. Sellega tuleb arvestada, selle sisendi me oleme tellijale juba andnud, palvega sellega arvestada. Ja oluline on ka see, mida te kõik teate, et planeeringualal on Soodla veehoidla, mis on osa siis Tallinna joogivee haardest. Et mõjude hindamise käigus me küll arvestame sellega, et Soodla veehoidla ei ole ei avalik ega avalikult kasutatav veekogu ja kõik tegevused, mis seal toimuvad, saavad toimuda omanike loal, siis veehoidla omanike loal, kaasa arvatud Kaitseväe tegevused loomulikult. Milliseid mõjusid me hindama hakkame? Me oleme need tinglikult, aga tõesti ainult tinglikult jaganud 3 osasse. Need on siis mõjud looduskeskkonnale, kõik eelpool välja toodud valdkonnad juba. Teiseks oleme pealkirjastanud selle, et mõjud sotsiaalsele keskkonnale, aga tegelikult on need mõjuvaldkonnad, mis lõppkokkuvõttes avaldavadki inimesele mõju, siis müra ja vibratsiooni tekke, õhusaaste tekke ja võimalikud mõjud nii joogiveele kui siis põhjaveele laiemalt ja kas need mõjused hindab koos teiste keskkonnamõjude kaevandustega? Ja, seda ma kõike plaaningi täpsustada järgmisel slaidil, et jõuame siis. Ja 3. siis see valdkond on selline valdkond, mis puudutab jätkusuutlikkust ja sellist toimekat majandamist. Sinna hulka kuuluvad siis minu hinnangul mõjud kliimale. Me hindame mõjusid maakasutuse muutustele läbi LULUCF-i metoodika, mis on siis maakasutuse muutuste hindamise metoodika, mida kasutab ka Eesti riik oma kasvuhoonegaaside heidete deklareerimiseks. Ja me pöörame tähelepanu jäätmetekke vältimisele, sellele, et jäätmed ei jääks keskkonda ja avaldaks seal mõju ja teiseks ka ringmajandusele, et meil on seisukoht, et ringmajanduse võtteid ja põhimõtteid saab kasutada muu hulgas ka Kaitseväe tegevustes. Ja 3. oluline punkt siis on mõjud kultuuripärandile. Ja me hindame mõjusid koosmõjudes, ehk et me võtame arvesse ka keskpolügoonilt tulevad mõjud, me vaatame, kas nad omavahel nii-öelda kumuleeruvad ehk siis kattuvad. Avalikustamise käigus
tuli meile väga palju ettepanekuid selle kohta, et kui laia mõjuala me nende koosmõjude hindamisel peaksime käsitlema. Pakuti erinevaid numbreid, aga ma olen seisukohal, et me ei piiritle seda konkreetsete kilomeetritega, me hindame neid koosmõjusid tõepoolest nii kaugele, kui nad avalduvad, olenemata kilomeetrist või omavalitsuse piirist. Ja nagu juba enne ka öeldud, et siis nii koosmõjudega muude mõjude leevendamiseks või ärahoidmiseks me püüame anda leevendusmeetmed. Need ühtepidi saavad olla sellised, mis lähevad planeeringusse tingimuseks, aga mina leian, et kõigil ekspertidel on õigus ja ka kohustus anda ka soovitusi nii Kaitseväele oma tegevuste korraldamiseks kui miks mitte ka omavalitsustele. Ja nüüd räägib Kadri lühidalt veel nendest asjakohastest mõjudest. Et täiendavalt me käsitleme siis ka asjakohaseid mõjusid, et siin väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute alusel siis ka on toodud välja paljusid teemasid, mida siis kohalikud elanikud sooviksid selle raames näha, et me siis teeme selle põhjal siin sellise ülevaate ja annamegi siis ütleme sellised eksperthinnangud teemade osas, mille osas meil on täna info olemas, avalikult kätte saada, et see on siis praegu mõeldud meie lähenemisena. Aga siis ma praegu lõpetan ja annaksin siis Kadri sulle koduse ülevaate nendest väljapanekul esitatud ettepanekutest. Ei, võtame pärast. Tegelikult see väga tugevalt jookseb kokku nende samade ettepanekutega, et ma praegu üritangi või püüangi omalt poolt anda ülevaate sellest, milliseid ettepanekuid eskiisile ja KSA programmile esitati ja kas ja kuidas me saame nendega arvestada. Ja sinna juurde lõppu sobib siis hästi see arutelu. Siin te näete nimekirja asutustest ja isikutest, kes on meile selles protsessis kirjutanud. Kokku lugesime 42 kirja, päris paljud küsimused, kommentaarid tegelikult kirjast kirja korduvad ka täpselt samas sõnastuses, et kindlasti neid ettepanekuid nii palju ei ole ja ilmselgelt ei ole meil võimalik ükshaaval kõiki neid ettepanekuid läbi käia, mistõttu me oleme selle protsessi lihtsustamiseks need grupeerinud, toonud välja olulisemad ettepanekud, mida esitati ja püüan omalt poolt siis anda ülevaate, kas ja kuidas me arvestame. Ma veel sissejuhatuseks lisan nii palju, et me avalikustasime KSA programmi eskiisi. Meil esitati väga palju küsimusi, küll eelvaliku kohta, küll mõju hindamise kohta, kommenteeriti, millised peaksid olema mõjud ja nii edasi. Kuna me ei tegele praegu eelvalikuga, vaid programmiga, eskiisiga, kuidas sellest edasi minna, siis neid küsimusi me ei kommenteeri siin hetkel pikemalt ja nendele me ka ei vasta põhjalikumalt. Me anname üldise vastuse kõigile neid puudutavatele küsimustele enda vastustes. Mis puudutavad mõjuhinnanguid, siis see etapp on ees, nagu me tänasel hetkel oleme siin korduvalt öelnud, et mõjuhinnangud alles tulevad. Esialgsed hinnangud hakkavad tekkima kuskil aasta lõpuks ja kuskil järgmise aasta suvel või jõudma nende avaliku väljapanekuni ja omakorda sügisel siis avalike aruteludeni. Aga uuesti nende ettepanekute juurde, et väga suur hulk küsimusi puudutas ühenduskoridore. Öeldi, et ärge tehke lõunapoolsed, ärge tehke põhjapoolsed, ärge tehke keskmist ühenduskoridori, ärge kasutage Jüssi-Nõmme. Kahjuks on need kõik teed meile vajalikud, rohkemal või vähemal määral. Need kõik on meile vajalikud, need teed on täna ka olemas. Meil on planeeringus teede koridoriks määratud 200 meetrit. See koridor tähendabki seda, et selles koridoris me otsime nii-öelda kõige vähem keskkonda koormavat paigutus sellele, et kus, ütleme siis kummale poole teed on seda natukene tõenäoliselt vaja laiendada. See teed on täna
üldjuhul liiga kitsad selleks, et sealt saaksid sõita kaitseväe masinad nii-öelda 2 suunas korraga üksteisest mööda. Et meil on vajadus neid teid laiendada. Kui me jätame ära ühe tee, seda suurem on koormus teistel teedel. Kui me jätame ära mitu teed või need kõik teed, see tähendab seda, et see kaitseväe liiklus tuleb Narva maantele, ta tuleb Piive maantele, ehk siis selle tulemuseks on see, et seal väga-väga kõvasti liikluskoormus suurem. Et kas see on see lahendus, mida tahetakse? Ilmselt ka mitte see. Aga need mõjusid me hindame, kui nad on Natura võrgustiku alal, siis eriti karmid ja otsime neid lahendusi, kui peaks selguma, et ebasoodsaid mõjusid ei ole võimalik leevendada, näiteks sellega, et ütleme, mingites teekoridoridest nihutatakse ühele poole, teisele poole, kuskil võib-olla ka tehakse kitsam tee, siis võib osutuda vajalikuks liikuda Natura mõju hindamise etappi. Kui see osutub vajalikuks, siis sellest võivad lähtuda omakorda vajadused täiendavate uuringute tegemiseks, lähtuvalt sellest, millistele kaitse-eesmärkidele need mõjud siis avaldusid, võivad olla vajalikud uuringud ja kogu see protsess ilmselt, ma arvan, vähemalt aasta jagu pikeneb. Lähen siit edasi juurdepääsuteede kohta. Juurdepääsuteede osas, kas kellelgi oli selle kohta konkreetselt küsimus praegu? Mida täpselt viimane rida, mida tähendab täpselt see viimane rida? Jaa, mida täpselt tehakse? Nii. Helina Tilk, ma olen Rohelistest. Tahtsin küsida seda, et tegelikult ma saan aru, et see Natura ala läheb päris tugeva raadamise alla. Et näiteks teede puhul, eks kui te neid laiendate ja raadate päris palju metsa sellega seoses. On ju nii? Et me räägime kaitsealustest metsadest, kaitsealustest liikidest. Et kas on selline asi ka võimalik, et te tegelikult üldse kolite sealt ära sellest piirkonnast, mis on väga-väga tundlik piirkond? Me ei pea seda väga tõenäoliseks. See harjutusväli on asutatud põhjusega juba aastal 2014. Et me ei pea seda põhjendatuks ja võimalikuks, et pigem me siis otsime lahendusi läbi hüvitusmeetmete, kas ja kuidas me saame neid mõjusid hüvitada. Millised on hüvitusmeetmed Natura 2000 aladele? Hüvitusmeetmed on näiteks elupaikade taastamine, täiendavate alade kaitse alla võtmine, seda tüüpi meetmed. Need on meetmed, mida rakendatakse siis väljapool seda harjutusvälja, kus on võimalik, kus on potentsiaalselt võimalik liikidele luua sobivaid elupaikasid või need liigid on teadaolevalt seal olemas, aga läbi kaitse alla võtmise on võimalik seda kaitset tugevdada. Siin on üks osa sellest raadatavast alast on see, mis on ilmselt vaja laskeväljade jaoks. Lisaks sellele meil on teed ja need on lageraied. Ütleb, kui me räägime laskeväljadest, tegelikult seal on vajalik nii avatud, suletud kui pool suletud maastik. Mõju hindamises me täna oleme arvestanud maksimaalse 90-95% raadamise vajadusega. Me selgitame, kus on need kõige tundlikumad kohad ja see protsent võib mõnevõrra täpsustada, aga meie hindamised lähtuvad tõesti kõige karmimast stsenaariumist ja pigem me nagu otsime kohti, kas ja kus on võimalik seda leevendada ja kus on need kõige kriitilisemad vajadused. Ma teen ühe vahemärkuse, et palun andke käega märku, siis ma saan tuua teile mikrofoni ja siis me saame võtta küsimusi, sest et rahvast on palju, küsimusi on palju ja tagumised ei kuule lihtsalt, mis seal ees toimub. Et ma usun, et see on huvitav teema kõigi jaoks. Ja palun öelge oma nimi, kui te küsite. Mis täiendavaid alad võetakse kaitsele pärast teha? Jah, mina olen siis ühe seltsingus Roheline Kuusalu ja minul on siis selline küsimus, et nüüd kohe, kui rääkida konkreetsest sellest Natura 2000 alast, et mis liigi kooslused seal on, et mis põhjustel just sinna piirkonda on see Natura 2000 loodud? Põhjused on ilmselt kõige paremini teada Keskkonnaametil, aga võib-olla see mis liigid seal täpselt elupaigad on. Ja siis mul tegelikult lisaküsimus veel see, et kuidas siis see kooslus taastatakse, kui see on korra hävitatud? Kui me räägime uuesti sellel alal, et kui me räägime hüvitusmeetmetest, siis see hüvitamine toimub mujal. Ja kui ta toimub sellel alal, siis ta on leevendusmeede ja nii palju kui võimalik, me arvestame leevendamata meetmetega, aga tihtipeale ei ole võimalik kõike leevendada, aga kas sa, Aida, äkki kommenteerid neid elupaikasid, mida seal kaitstakse? Ja Põhja-Kõrvemaa loodusalal põhiliselt kaitstakse siis sooelupaikatüüpe. Lisaks on seal linnuala, kus siis on terve rida linnuliike,
kelle elukohti kaitstakse. aga ma tegelikult ikka kahjuks ei saa aru, et ütleme, kui siis mingi kooslus saab hävitatud, et kuidas ta siis teises kohas saab siis, kuidas ta siis nagu selle uuesti loote, sest ma saan aru tegelikult, et Natura 2000 alad ei ole loodud juhuslikult, nendel on Euroopa Liidu poolt direktiivid olemas, et need ei ole nagu tavalised kaitsealad, et ma ei saa tõesti aru, sest näiteks ma seepärast küsisingi, et kas selliseid koosluseid on siis kuskil mujal Eestis veel Natura 2000 aladel näiteks kui siin sellel Põhja-haridusväljakul? Tahtsin kommenteerida. Ja sarnaseid kooslusi on Eestis veel, aga mina rõhutaks, et meie kõigi töö nii planeerijate kui mõjuhindajate kui tellija ühise töö eesmärk ei ole ju Natura kooslusi hävitada, et seal Natura alal ka suuresti ei raadata, et need suured raadamisalad ehk Iseenesest üks haridusväljak on poolenisti Natura 2000 ala, see põhjapoolne üks haridusväljak, pool sellest on Natura 2000 ala. Kuidas see peaks, ma tõesti üldse tegelikult ei mõista, kuidas see Natura ala peaks seal nagu üldse säilima mingit midagi. Ja kuidas tõesti taastatakse siis teisel pool Eesti peale otsa? Eesti sellest aru ei saa. Taastamisest praegu on veel vara rääkida, kuna me tõesti, ka meie veel ei ole seda analüüsinud, et meie esimene eesmärk on leida selline planeeringulahendus, mis kõiki loodusväärtusi, olenemata sellest, kas nad on siis Natura loodusväärtused või siseriiklikud, et neid kahjustataks võimalikult vähe. Ka seda raadamisalad ei ole ju paika pandud. Ja töö järgmine etapp siis saaks olema see leevendamine või siis kompenseerimine. On küsimus? Tähendab, te ütlesite, et selle teedega on nagu väga suurte koormustega tegemist ja nagu selle kolmest üks ära jätta, siis teistel see koormus veel tõuseb. Kas te oskate ka ütelda mingi arvulise väärtuse selle kohta, et näiteks Tallinna ja Saku vahel on üksik maantee, kus Maanteeamet vahetavad seda sõidukite arvu mõõtnud ja seal on 1+1 ikka tee ja mõõdetakse üle 10 000 auto ööpäevas. Kas te oskate nagu ütelda, kui suurt autode arv niimoodi on siis planeeritud siin Soodla Soodla keskpolügooni vahel siis nagu liiklema, et ütleme lausa vaja 3, et Saku vahel saab hakkama ühe teega 1+1 ja nüüd on vaja lausa 3 teed 1+1. Et 3 ala on üks osa põhjuseks, mis on 3 vaja selleks, et kui seal viia läbi suuremaid harjutusi, siis nende harjutuste ülesehitamise strateegia kontseptsiooni kohaselt on 3 vaja. Ja lisaks sellele tuleb muidugi siis see, et kui see liikumine koondub ühte kohta, siis see müra on suurem. Ma neid numbrid ei oska peast midagi öelda, aga need numbrid, kui suured, et meie kõige parema hinnangu alusel, Kaitseväe hinnangu alusel, need koormused on, need on antud müra modelleerijale ja nendega arvestatakse müramõju modelleerimisel. Kairi Kutsi-Külamaa. Minu küsimus selline, et haridusväljak on eelkõige mõeldud siis kaitsevõime tugevdamiseks, koos haridusteks kõigi muudeks asjadeks. Kuidas see 95% raadamine peaks aitama nagu tegelikku situatsiooni siis kaitseväel harjutada, ka siis kui läheb reaalseks sõjategevuseks, siis on nagu kõik metsad võetakse selle võrra maha. Või tegelikult saab seda metsa alles jätta ja rohkem nagu päris situatsiooni nagu leevendada. No ma ütleks seda, et praegu see 90-95% on see maksimum, mis on mõjuhitamise aluseks. See kindlasti kuskil saab olla suurem ja mõnes teises kohas saab olla väiksem. Kaitsevägi üritab üldiselt vajab harjutamiseks maastikke, mis meil endal on ja ka meie enda harjutusväljad on erinevad. Et on mõned, mis on vähem lagedad ja mõned, mis on rohkem lagedad. Kui meil seal nii-öelda kuulid lendavad, siis ilmselt nad ei saa nagu, kui seal puud ees on, siis teatud harjutusi ei ole võimalik teha. Kas Kaitsevägi omalt poolt soovib see midagi sisulises mõttes lisada? Et jah, et minu poolt hetkel
juhatuse liige ja samuti Sigula küla siis maade omanik. Mul on seal esivanemate maad ja ma olen just praegu nii-öelda hoogu võtmas, et hakata siis talukohta taastama. Ja nüüd ma saingi natuke šoki siin, sest ma avastasin, et kas minu maad jäävad ka piiranguvööndi sisse. See on nüüd selline kiire nagu vahepõige, tegelikult selgitame selle hiljem välja, aga kaasamine kui selline minu arvates ei ole, kogu austuse juures ei ole hästi läbi viidud. Ehk meie siis Eesti Metsaabiks MTÜ-na oleme kaasatud ja meil on saadetud ainult üks e-kiri, kui nüüd midagi kuskil spämmi folderisse ei ole kaduma läinud. Meile saadeti info, et algatatud on siis KSA avalik väljapanek ja kõik. Ei mingit infot tänase koosoleku kohta, mitte midagi, täiesti null. Avaliku väljapaneku teates oli infoga nende koosolekute kohta. Need teate oleks pidanud minul, ma arvan, et saama ka selle kohta, võib-olla algatamise teate kohta teie veel ei saanud, et kõik maaomanikud said nii e-maili kui ka tähitud kirja selle kohta, et see riigi eriplaneeringu koostamine on algatatud. Ja samamoodi läbi avaliku meedia sai sellest teatatud nii algatamisest kui siis sellest programmi avalikustamisest. Mina Sigula küla elanikuna või tähendab elanikuna või maade omanikuna ei saanud selle kohta. See on selles mõttes, see on mõneti kummaline, kui te ütlete, et ei ole saanud, sest meie poolt välja on läinud sadades kirjasid personaalsete teavitustega. On üksikud kirjad, mis on tagasi tulnud, meil on need aadressid saadud maaomanike kohta rahvastikuregistrist, mõnel puhul me teame, et nad on täiesti sellised, mis ei ole kõiged aadressid sinna pandud, seal ei ole meil nagu midagi teha, kui inimene on seda aadressi avalikustanud. Aga ma julgen öelda, et me omalt poolt oleme teinud kõik selleks, et kõik maaomanikud oleks personaalselt teavitatud, lisaks et tavalised teavitused, mis kõigi nende mõjuhindamiste puhul lähevad, riiklikus lehes, kohalikus lehtedes, vallalehtedel, meie enda lehel, et tõenäoliselt on alati liiga vähe seda teavitamist, aga see teavitamine tegelikult on tehtud, et võib-olla tõesti on mingid kirjad ka netiavarustest läinud. Meil on tagasiside selle kohta, et mingil põhjusel ei ole kirja kätte saanud ka näiteks Tallinna Vesi. Ma ei oska öelda põhjuseid. Need on läinud läbi dokumendihaldussüsteemi, läbi e-mailiga, need on 3-4 kirja läinud. Ma ei oska seda kommenteerida, kellest tingitult. Millised on kirjad välja läinud? Ma küsin kohe teise küsimuse otsa, et me palusime kõigepealt Kaitseministeeriumilt, siis suunati see päring edasi KIK-i, palusime siis dokumendina läbi viidud taimede inventuuri ja tegelikult teabenõudele vastamise aeg on 5 tööpäeva, aga hetkel on kokku läinud 33 päeva. Meile ei ole seda saadetud, tõsi, meile saadeti vastus, et meile seda ei väljasta.